Eesti Autospordiliit ja Eesti Kaardiliit esitlevad Auto24 talendid rajale Laitse rallipargis. Roheline lipp lehvib. Ja start on antud. Ning number 1, Dominik Sienkiewicz sai väga hea stardi. Oi, nüüd on esimeses sikaanist seal juba puntratants, nii et tehakse piruette. Ohtralt number 7 on seal Artur Kaal. Risti põiki tee peal, kohtunik spurdib meeletu hooga. Ja nüüd siis saab ta kõige viimasena rajale ja uhkes üksinduses omas tempos sõita, aga rong on läinud kahjuks selles mõttes. Nii et kurb, aga pidulik. Nii et Dominik Sienkiewicz sai stardist väga hästi minema, kui ta 2 nädalat tagasi ebaõnnestus natukene kvalifikatsioonis Õismäe kardirajal, siis siin praegu finaalsõidu stardis on kõik suurepäraselt edenenud. Karel Oskar Oja on teine. Oja siis üldarvestuses esimene praegu punktiarvestuses seni korraldatud 2 etapil. Mõlemal etapil on ta saanud kiirema ringi punktid oma nimele ja on võtnud ka etapi võidu maksimumpunktid tal siis siiamaani. 3. kohal number 5, Georg Martin Tintse. Nii et kuldne kolmik sel hooajal on hõivanud esimesed 3 kohta, aga väga soliidselt sõidavad selliste viisakate vahedega ja täna võisteldakse siis ka loomulikult selle Neste kiirema ringi karikale ja hetkel kiirem ring tänase päeva jooksul Karel Oskar Oja nimel. Tema võistleb siis kaardil number 8 praegu siin finaalis 40,142. Tema seni parim ringi aeg ja hetkel on parim ringi aeg 40,566 Dominik Sienkiewicz liidril, aga esikolmik on nüüd ülipikalt teistel eest ära läinud. 4. kohal on number 6 Randel-Erik Evestus. Ja siis seal taga on natukene tihedam punt. Evestuse selja taga on selline kolmik, kes nüüd siin tagant 3. kurvis siis natukene pustleb omavahel ja toimub kohtade vahetus, kes kellest mööda sõidab. Number 2 seal peab loovutama koha, aga põrkuvad kokku ja kas jääb ruumi, rajal jääb. Ja tulevad siis number 2 Anton Bartševski, Marcel Beldes ja Hugo Simson. Võitlevad seal positsiooni pärast ja Marcel Beldes praegu kas kaotas ka positsiooni, ei mul nägemata, aga nüüd see kolmik on tihedalt koos. Esimesed on küll niimoodi lahti arutatud seal raja peal, et seal hetkel mitte midagi huvitavat ei toimu, see on umbes nagu vormel 1. Kõigepealt lähevad eest ära Mercedesed, siis tulevad Ferrarid, siis Williamsid ja ülejäänutele jääb siis au ja kohustus nagu seda vaatemängu rahvale pakkuda ja vaatemängu meile praegu pakuvadki siin tagaotsas kaardid number 2, 9 ja 4 ehk siis Anton Bartševski, Hugo Simson ja Marcel Beldes. Ja nüüd sai jälle Marcel Beldes sai uuesti Hugo Simsonist mööda, kui õigesti nägin. Ja heitlus käib siis kohtadele 5, 6, 7. Mark Webber number 10 on 8. positsioonil ja Artur Kaal, kes oli see õnnetu ohver siin esimeses sikaanis kohe stardijärgselt, on 9. viimasel kohal ja edeneb küll päris heas tempos, kui Dominik Sienkiewicz on sõitnud väga hea ringi aja 40,108, mis tähendab seda, et tänase päeva kiirema ringi on ta võtnud oma nimele. Number 1 siis Dominik Sienkiewicz ja 2, 4 ja 7 siin omavahel lähevad kõrvuti praegu peaaegu kõik. Ja nüüd number 2, kas kaotab 2 kohta korraga Anton Bartševski. Paistab, et siiski mitte. Ja sõidetud on peaaegu 4 minutit, 6 minutit jääb veel sõita. Dominik Sienkiewicz on liider, Karel Oskar Oja number 8 on teine, number 5 Georg Martin Tintse, 3., 4. on number 6 Randel-Erik Evestus. Ja siis võitlevad seal 2 ja 9, viimases kurvis tulevad kõrvuti välja ja 9 saab ette Hugo Simson Anton Bartševskist mööda ja Bartševski jääb nüüd natukene maha. Bartševski on siis 7. Marcel Beldes number 4 on 5. kohal saanud sellise pikema vahe praegu sisse tänu sellele, et Hugo Simson ja Anton Bartševski on omavahel heidelnud seal numbrid 9 ja 2.
ja nüüd on terve see võistlejate rivi niimoodi ühtlaselt mööda rada laiali määritud, et ühtegi otsest võitluspaari ei ole. Kui 5 minutit saab õige pea sõidetud ja 5 minutit jääb veel sõita. Nüüd siis tuleb number 4 Marcel Beldes, siis Hugo Simson ja siis number 2 Anton Partsevski. Hugo Simson on number 9. Mark Webber number 10 nende järel ja Weberi viimane ringi aeg oli Partsevski omast 0,9 sekundit parem. Aga Artur Kaalul kahjuks ei õnnestu eessõitjaid püüda, sellepärast tema ringi ajad on enam-vähem võrreldavad eessõitva Mark Weberiga. Ja liidrid on läinud järjekordsele ringile. 5,5 minutit on finaalsõidu aega läbi tiksunud. Sinkevitš juhib, kardil number 1, number 8, Karel Oskar Oja on teine, number 5. Georg Martin Tintse on 3. Randel Erik Evestus number 6 on 4, 5 number 4 Marcel Beldes, 6 number 9 Hugo Simson, 7 number 2 Anton Partsevski, 8 number 10 Mark Webber ja nüüd tuli 9 number 7 Artur Kaal, sõitis just äsja oma kiirema ringi 41,306, aga võistluse kiirem ring kuulub liidrile Dominik Sinkevitšile ja kui nii jääb, siis ta võtab sellelt võistluselt maksimumpunktid, nii kiirema ringi punktid, see on siis 2 punkti, kui ka võidupunktid 20, aga enne tuleb veel 3,5 minutit vastu pidada. Orienteeruvalt 3,5 minutit on jäänud veel selle finaalsõitu sõita ja nüüd hakkab kujunema jälle üks võitluspaar siin number 2 ja number 10, Anton Partsevski ja Mark Webber. Mark Webber näitas siin ka varasemates sõitudes, et tal just võistluse teine pool kuidagi edeneb eriti hästi. Kas siis Anton Partsevski hakkab väsima või milles küsimus on, igatahes näete, sabas on kinni juba seal number 10 Mark Webber Partsevskil ja see on ainult aja küsimus, millal ja kus kohas ta mööda sõidab. Väike toksamine seal käib ja paistab küll, et Partsevski on lihtsalt füüsiliselt väsinud. Ei jaksa enam väga seda karti ohjata nii, kuidas tarvis on, hoida ideaaltrajektoori peal. Ja püüab küll kurvi kaasa kallutada, aga sellest suurt abi ei ole. Kaherattelise peal oleks sellest rohkem abi. Viimasest kurvist tuiskavad nüüd välja ja tulevad peaaegu et kõrvuti. Ja hetkel on küll Partsevski ees, Mark Webber on kohe tema taga. Eeskurvist sõidavad välja, siis sinna kolmandasse kurvi tagasi pööre 180 kraadi ja rohkemgi veel. See on umbes nii nagu Shanghai ringrajal Hiinas on see kolmas kurv siin. Selline rohkem kui 180 kraadi ja no ei saa veel mööda Mark Webber Partsevskist. Nüüd on peaaegu kõrval, aga väliskurvis. Ja 39,938 sekundit on Dominik Sinkevitši kiireim ring. Nii et number 1 Dominik Sinkevitš on suveräänne liider ja sõidab selgelt kõigist teistest kiiremini. Ja jätkuvalt on siis number 2 Anton Partsevski 7. kohal ja number 10 Mark Webber 8. See on praegu kõige põnevam võitluspaar, kui algamas on 2 viimast minutit. Täpselt nüüd 2 minutit jääb finaalsõidu lõpuni. Ja liider Dominik Sinkevitš läks järgmisele ringile, 12 ringi on praegu läbitud. Nüüd tuli number 8 Karel Oskar Oja. Nüüd siis alles number 5 Georg Martin Tintse ja võistluse lõpus Randel Erik Evestus läheneb talle ja sõitis just praegu. Evestus oma kiirema ringi 40,306 sekundit. Oli 0,4 sekundit kiirem kui Tintse äsja lõppenud ringil. Ja nüüd siis lõpuks on number 10 Mark Webber saanud mööda Anton Partsevskist ja tõusnud 7. kohale, Partsevski kukkunud 8. Aga vaatame kohe, kas läheb võitluseks siin viimasele poodiumi kohale. Paistab läheb. Dominik Sinkevitš tuli, läks Karel Oskar Oja ja nüüd tuleb potentsiaalne võitluspaar. Kui viimane minut on kohe-kohe algamas, number 5 on ees, Georg Martin Tintse 3. kohal, Randel Erik Evestus 4. kohal, aga vahe nende vahel on praktiliselt olematu ja paistab küll, et aina lähemale jõuab praegu Randel Erik Evestus number 6 ja nüüd siis on valmis juba finišilippu haarama stardi-finiši kohtunik või ütleme siis finiši kohtunik ja finišilipp lehvib. Võitja Dominik Sinkevitš, teine Karel Oskar Oja ja kes tuleb kolmandana, viimases kurvis on nad tihedalt koos, aga kolmandaks tuleb siiski number 5 Georg Martin Tintse, 4. Randel Erik Evestus. 5. jõuab finišisse number 4 Marcel Beldes, siis natuke vahet tuleb Hugo Simson number 9. Mark Webber on nüüd
väikse vahe sisse saanud viimasel ringil siin Anton Partševskiga. Suhteliselt elegantselt, rahulikult tuleb üle finišijoone, Anton Partševskigi on finišis ja nüüd õige pea veereb siia ka Artur Kaal, kardil number 7 ja kõik 9 finalisti on võistluse edukalt lõpetanud. Dominik Sienkiewicz võitja ja ühtlasi ka kiirema ringi omanik. Toetavad Auto24, Neste, Citroen, Laitse Rallipark ja HRX. Meediapartnerid Autoleht, Top Gear ja Tehnikamaailm. Kaasa teevad Maanteeamet, Politsei ja Lastekaitseliit. Auto24 talendid rajale. Siit saab alguse sinu autospordi karjäär.